Me siin olime selle Leenu voodiga nii pikalt lihtsalt oodanud ja venitanud, sest me arvasime, et meil ei ole kinnitusi ja otsisime neid igalt poolt. Aga tuleb välja, et need olid tegelikult kõik olemas, sellepärast et mina ei oska vaadata ja Asso lihtsalt usaldas mind lolli. Leenu on Leenu voodis! Mis sa teed, Nunnu? Oi, kõige tähtsam Nunnu on kohal. Kõige tähtsam. See on nii tore, et Edile nii meeldib aias meiega asjatada. Ta niimoodi käib kohe kaasas ja nii rahul on. Meeldib, kui me toimetame aias. Oh. Okay. Põleb. Wow. Ma olengi saanud Leenu muumisid vaatama. Päris toredasti on meil hoov valgustatud juba. Nii, käisime kardinasalongis ära. Väga keeruline oli valida, sellepärast et esiteks Leenu oli selline natukene jonnakas nagu ikka. Okei, autos sõidab liiga palju, pärast räägime. Nii, tulime Leenuga Ülemistesse. Käisime kardinasalongis ära ja kus me pooleli oli see, et päris keeruline oli valida kardinaid niimoodi kiiresti. Leenu oli selline jonnakas, talle meeldib võõrad inimesed, nii et ta nutis seal. Oli mul süles ja siis ma midagi üritasin valida ja pidi kõik elutoa, magamistoa, Leenutoa ja köögi kardinad kõik niimoodi kiiresti ära valima. Materjalid, sest see kogu protsess võtab 2 kuud aega. Ma saadan meilile neile pildid mõõtudega akendest, et nad saaks õigesti aru, missugused need aknad on ja siis läheb tegemiseks. Taaskord roniti sinna üles ehk toimub valgustite paigaldus, aga seekord sinna aidale, mitte saunale enam. Igatahes üleeile käisime me siis Leenuga Tallinnas lihtsalt kodust väikest puhkust võtmas ja seal kardinasalongis siis. Ja nüüd on laupäev, nädalavahetus. Oleme kodus, hommikul käisin sõidutunnis, nagu ikka laupäeva hommikuti. Ja nüüd toimetame õues. Täitsa mõnus ilm on täna.
täna on siis pühapäev, hommikult alustasime köögis liistude seinalt mahavõtmisega või noh, Asva tegeles sellega, mina lihtsalt assisteerisin ja segasin kõrval. Aga saime need liistud siis seinalt maha, sest sinna tulevad sisse ehitatud kapid akna ümber ja sein on vaja tasaseks teha. Ja nüüd me tulime Tallinnasse, sest küll siis näeme. No tšau, nüüd on juba viimasest klipist mitu päeva möödas, kui me käisime Tallinnas Hortases. Selle Hortasega läks niimoodi, et Leenu ei tahtnud lõunaund magada, me ei saanud teda magama. Ja siis ma lihtsalt kiiresti haarasin oma 2 taimekappide otsa, mida mul oli kindlasti vaja. Midagi muud huvitavat ei saanud vaadata, jõulutulukesi, ehteid. Nii et niimoodi see on siis sellise 1,5-aastasega see shoppamine ja elu. Aga täna on, mis meil on, 26. oktoober ja meil on jälle vannitoa mehed majas. Nad nüüd eile-üleeile ei käinud, neil oli vaja mingi muu projekt kuskil lõpetada, aga nüüd nad on täielikult meie vannitoa päralt. Ehk siis läheb kõvemaks ehituseks. Auto on seal. Meie tulime õue hängima, sest koerad peavad pissil saama käia, eks ole, loogiline. Ja tänane päevaplaan on läinud natukene õppida liiklusteooriat korrata üle, sellepärast et homme on mul sõidueksam. Ja ma ei pane endale kõrgeid lootusi, sellepärast et ma olen juba ikkagi väga mitu korda läbi kukkunud. Need on küll kõik Rakveres, Paides ma tunnen ennast palju kindlamalt, kuidagi rahulikum liiklus on. Aga lihtsalt mind nagu tõmbabki jalust seal eksamil see, et ma lähen liiga elevile sellest mõttest, et oh my god, äkki ma teen läbi ja siis ma olen nii elevil ja ma ei suuda keskenduda, ma ei suuda nagu kohal olla. Ja siis ma lihtsalt olen kuskil ära ja elevil ja mingi higistan seal ja siis tekivad mingid tähelepanematusvead. Aga ma üritangi siis mõelda, et kui ma teen ära, siis on äge, kui ma ei tee ära, siis ma ei kaota mitte midagi, sest et mul ei ole neid lube kunagi olnudki. Nii et ma ei jää millestki ilma. Aga täna ongi selline mõnus puhkepäev siis enne homset ja mis ma siin kavatsen teha, niisama chillida. Nii et näeme millalgi. Minu tukast me ei räägi, eks. Igatahes väike lühikokkuvõte, kus kaugel me siis oma asjadega oleme. Leenu tuba on peaaegu valmis, nagu juba 1 miljon aastat, aga nüüd tõesti on kardinad ja dekoratiivpadjad jäänud ja nende kardinatega on niimoodi. Ma käisin seal kardinasalongis. Ja me saime siis hinnapakkumise 4 aknale Rooma kardinad. Ja see on nii kallis, et me hakkasime kohe mõtlema siis, et mis siis nagu teha. Et need 4 akent Rooma kardinatega, meie valitud kangastega, 2 toas magamistubades siis pimendavad kangad ka veel taha, ilma paigalduseta. Mingi 1260 €. Nii et ma ei tea, mõtlema, et kas võib-olla siis nimetame selle Leenu toa valmis toaks hetkel ilma kardinateta või kuidas seda nagu nüüd siis teha. Aga köök, täna on kolmapäev ja esmaspäeval hakatakse meil kööki paigaldama. Ja praeguse vana köögiga on niimoodi, et mingisugune ostja huviline tekkis, aga täpselt ei tea praegu, kas nad nüüd siis võtavad või ei võta, kas nad tulevad, kraabivad selle köögi siit välja või mitte. Võib-olla peab meil see vannitoa ehitaja hoopis selle köögi siit välja võtma ja siis me peame ta kuskile panema. Lihtsalt eest ära saada, sellepärast, et meil on vaja pistikuid ümber tõsta. Nädalavahetusel kutsume siis
elektriku, kes paneks pistikud õigetesse kohtadesse, sest enne kui köögipaigaldajad tulevad, peavad need pistikud olema õigetes kohtades. Ehk nüüd siin mõne päevaga on väga palju teha ja samas tekib ka selliseid huvitavaid probleeme, näiteks, et kui vana köögi ära võtame, kust me vett saame, ainuke koht meie majas, kust vett saab, on köögikraanikauss. Nii et ei ole aimugi, mis nüüd siis saab lähipäevadel. Homme on mul sõidueksam ja see on juba suur asi. Okei, ma ei mõtle selle rohkem praegu. Aga ega rohkem siin miskit polegi. Ehitajad on praegu siin samas kõrval mul vannitoa ukse taga. Puurivad ja kuulavad mussi. Ja meie siin Leenuga toimetame toas. Ma pesin kraanikausis oma juuksed ära. Ei tea, kas see on viimane kord, kui ma siin selles kraanikausis oma juuksed pesen. No selles mõttes, mis see Leenu teeb seal? Tulevase köögi kraanikausis ma pesen ikka veel edasi, sest vannitooba ei saa nii ruttu valmis. Aga mõnus on puhas olla. On ju, Leenu? Leenu! Leenu magab Leenu toas ja nad hakkasid just nii kõvasti puurima. Ma mõtlesin, et ma lähen vaatan, mis nad seal rehal tegid täna. Ma vaatasin uuesti, et auto on läinud ja neid just pole siin enam. No. Seal on siis vann. Seal on valamukapp. Siin kuskil on WC-pott. Äge. Oh my god, ma sain load kätte lihtsalt. Ma ei suuda seda uskuda. See ei ole nagu võimalik. Mind on Rakveres. Ma olen mingi ühe vea neist kõikidest teinud ja mind on läbi kukutud. Nüüd ma tegin nagu nerveerimisest täiega vigu ja ikka ta ütles, et sealt pole tullu midagi. Need kellad on minu auks. Celebrate good times! Aga oleme jõudnud koju. Vannitoa mehed kas on veel siin või läksid ära. Aga rääkisime siin nendega sellest köögist. Ja nad homme lammutavad selle siis siin laiali. Ja meie ülesanne on täna see kõik asjadest tühjaks teha, sest et kapid on ju nõusid ja toitu täis. Nii et hakkame pihta. Mõtlesin, et istun siia meie köögi jäänuse ette põrandale, et taustaks on siis vaatepilt, mida varsti enam ei ole, mis on täiesti drastiliselt teine juba mõne päeva pärast. Täna on siis reede. Hommikul 10 aeg tulid need vannitoa ehitajad ja tänane ülesanne oli neil vannitoa tegemise asemel hoopis see köök välja lammutada. Kõik sahtlid ja asjad nad tegid siis ära, aga ilmnes selline probleem, et Asso ei saanud vastu võtta, oli tööl vist nii kiire, aga et see ehitaja helistas talle, et küsida, et kuidas me teeme, et tuleb välja, et seda pealispinda ei saa eraldi lahti võtta selle kogu kupatuse küljes, sest see on nii kinni liimitud saapuruplaatide külge. Ehk siis tuleb kas lõigata pooleks ja siis kuidagi eraldada tükkidena või ühes tükis kogu see värk siin aknast välja viia ja siis aita ära panna, et ostjat me köögile ei leidnud.
aga noh, nüüd pole siis enam vahet, asjad lähevad lihtsalt kokku ja aita ja eks me vaatame edasi, mis me teeme, et külmkapi ja midagi veel müüme eraldi äkki ja vahet ei ole praegu on lihtsalt eesmärk ju saada uus köök majja. Ja täna nad siis jah, tegid nii palju, jätsid selle praegu siia, kuna nad ei saanud asfalt kätte ja mina ka ei tahtnud seda otsust teha kuidagi. Nii et niimoodi siis on meie köök praegu. Kraanikauss on ikka olemas, nii et meil on ikka vesi nädalavahetuseks. Et nüüd terve nädalavahetuse oleme siis sellise köögiga. Kõik meie asjad on kastides ja niiviisi verandal ja siin toas laiali, et elame kastide peal natukene oma köögiga. Aga külmkapp on endiselt olemas, uus külmkapp tuleb koos paigaldajatega esmaspäeval, et tuleb kõik korraga. Esmaspäeval ma kavatsen ise olla kodus, sest ma tahaks seda algust kuidagi näha. Mõnes mõttes tahaks nagu, et vaatan ära lihtsalt, kuidas nad alustavad ja siis lähen minema. Aga kuna meil on nüüd üks auto peres, siis Asso läheb ju autoga tööle ja mina olen Lenuga kodus. Nii imelik, et nüüd on see nagu võimalus, et meil on lihtsalt üks auto, et sellepärast ma ei saa ära sõita. Varem oli ju see, et meil on üks inimene, kes tohib autoga sõita, aga nüüd on meil 2 juhilubadega inimest. Nii imelik lihtsalt, ma ei suuda seda uskuda, mul siiamaani nagu aju ei oska seda ärevust välja lülitada, et oi, ma ei saa kunagi neid lube, ma ei saa eksamit läbi, ma teen need vead ja need vead ja need vead ja ma ei saanud eile ka veel magada, ma polnud 2 ööd, ma olen nii kuidagi halvasti maganud selle nerveerimise pärast, mis on nii huvitav, sest ma ei ole tegelikult selles mõttes selline nerveerija, et ma lähen nagu vooluga kaasa, kõik on hästi optimistlik olen, aga see lubade tegemine on minu elu üks suurimaid väljakutseid siiamaani olnud, mis on mõne jaoks kindlasti nii naljakas, kellel see sõitmine ja kõik tuleb kuidagi loomulikult lihtsalt. Aga minu jaoks on see väga raske olnud kõik 10 aastat üritada mitu korda seal sõidueksamil käia ja läbi kukkuda ja jälle motivatsiooni koguda ja uuesti minna. Aga nüüd on see tehtud, ma ei pea enam kunagi, tõenäoliselt seda tegema. Nii et tegelikult on kivi südamelt langenud. Ja saab nüüd siis uue eluetapiga alustada, et olen nüüd ka liikuv inimene varsti, kui vaatame, mis võimalused meil on nende autodega ja värki. Vot. Aga on üks teema, mida ma olen tegelikult tahtnud juba siia kolimisest peale võtta üles, aga ma ei tea, ma ei ole lihtsalt seda aega võtnud. Alguses oli see nii suur asi, me rääkisime sellest kogu aeg omavahel, aga nüüd on juba pikk aeg möödas, oleme siin juba pool aastat elanud kohe ja suurem elevus on siis möödas, aga see ei tähenda, et see teema poleks siiski ülilahe. Nii, mul kadus siin natukene järg ära, ma lähen tagasi sinna. Nii, aga mis raamat see selline on? See on mul siin Kurla külavana pildialbum, mille pani kokku meie talu eelmine omanik, kes oli siis väga suur ajaloohuviline, nagu võib oletada, ja pani kokku sellise raamatu, kus on Kurla küla talude ajalugu ja inimeste lugusid, fotosid, et siit saab siis väga põnevat infot, mida mina juba küll enne siia kolimist uurisin, sest mulle väga meeldib selliseid asju teada. Aga miks ma selle raamatu olen ette võtnud? See teema, millest ma tahtsin rääkida, on see, et kuidas me siis ikkagi siia kolides kogemata oma juurte juurde tagasi tulime. Ja kogemata läks see niimoodi, et 5. mail, kui me saime võtmed kätte, kolisime me samal õhtul sisse. Mäletan, et istusime siin, meil oli laud seal keset tuba, ruum oli hästi tühi ja kõle ja pime, küünlad põlesid ja siis me Assore ütles mulle, et ta helistas oma vanatädile ehk siis oma isa tädile, kes on Asso vanaema kaksikada,
ja rääkis talle uudiseid, et me ostsime talu ja sellest mitte midagi suurt arvamata, ütles ikkagi küla nime ka, kuigi see on nii väike küla, kes seda ikka teab, ütles, et me kolisime Kurla külla. Ja Asso vanatädi ütles selle peale, et Kurla või? Me oleme sealt pärit. Kujutate ette lihtsalt mina, kes armastab kokkusattumusi nii väga. Ma lähen lihtsalt nii elevile, ma lähen täiesti mul on tunnelvisioon, ma pean kõike selle kokkusattumuse kohta teada saama ja sellest kogu aeg rääkima ja ma lähen nii elevile. Ja igatahes saimegi siis seda teada. Kohe helistasime eelmise omanikule ka, et appi tead, mis me praegu teada saime. Jah, aga enne kui ma räägin täpselt, kuidas Asso ja Leenu ja meie pere esivanemad siis siit pärit on, ma räägin natukene sellest külast. Mul on siin see raamat on nii hea abimees, et kogu info on see kirjas. Ma tean muidugi peast ka, aga siit on toredam kokkuvõtet teha. Kurla on väärika vanusega küla Järvamaal Türi vallas. Esimest korda on mainitud seda 1599. aastal Pilistvere kihelkonna ürikutes. Küla hiilgeaeg ja õitseng jäi 1930. aastatesse. Neil aastail oli külas 47 põlistalu, mõned renditalud ja saunikukohad. Tol ajal oli siin siis väga palju talusid, mis ei ole ka muidugi ulme palju, kui sa võtad, et palju Tallinnas maju on, siis siin need 47 talu on ilmselgelt väike kommuun. Aga 2012. aasta 1. jaanuari seisuga oli elanike arv Kurlas 42. See tähendab siis püsielanikud, et muidugi on ka maakodusid, suvilaid, samamoodi nagu see meie talu oli enne suvila. Meie siis tegime sellest püsielanikega talu taas üle aastakümnete. Jah, aastakümnete saab niimoodi öelda. Ja siin talus siis on ka selline talu nagu Sepa talu. 1874. aastal ostis Hans Asso vanaisa ehk siis Leenu vanaisa Kavala mõisalt 1815 hõberubra eest Sepa talu Kurla külas. Tema pere oli väga suur. 10 poega ja 2 tütart. Üks neist poegadest, võtta, mul on siin märkmed tehtud seda. See oli mul alguses kõik peas, aga see läheb mul kõik sassi. Kuhu ma selle küll kirjutasin? Nii. 10 poega ja 2 tütart. Poeg Peeter ehk Asso vanaisa ostis Kurla külas, aga koolitalu, kuna oli nii palju lapsi, siis ainult üks poeg võttis ilmselt selle Sepa talu üle. Mis on siin kindlasti kirjas, aga me oleme ainult enda sellest liinist siin huvitatud praegu. Nii, läksime siis koolitalu juurde. Võtame kohe koolitalu ette. Koolitalus elas siis sellest hetkest Peeter sõber, Asso vanaisa. Ning temal ja tema naisel sündis 3 last, Natali, Johannes ja Liidia. Ainus poeg Johannes võttis siis koolitalu üle ning temal sündis 3 tütart, kellest üks on Asso isa ema ehk Asso vanaema ja Leenu vanaema. Ja see talu on tänaseni säilinud. Aga Asso vanaema ega vanatädi seal ei ela. Okei, Leenu. Kui ma õigesti aru sain, siis seal elavad ikkagi sugulased, meie kauged sugulased siis, kellest me mitte midagi ei tea. Aga jah, et Asso vanaema ja vanatädid kolisid enne teismeiga juba Tallinnasse ära. Aga siiski saame öelda, et Kurla küla taludest on pärit meie pere esivanemad, mis on lihtsalt täiesti uskumatu, et me kolisime ühte suvalisse väiksesse külla Eestis, millega meil ei olnud enda meelest mitte mingit seost ja tuleb välja, et me oleme kodus
ma ei tea, mina olen siin muidugi see lihtsalt kaasavara Asso pereloole. Aga päris äge, kui teispoolsuses Asso vana-isa Hans mõtleb, et äge, minu poja tütre, ma ei mäleta, mis pidi igatahes lapse ostis nüüd ka talu siia samasse külla ja oleme jõudnud oma juurde tagasi. Leenu tahab ka seda raamatut vaadata. Siin on väga ilusad pildid sinu sugulastest. Palju on? Sa tahad hoopis seda kaarti? Jah, vaata raamatut. Vot, et selline äge lugu siis. Et mind huvitab, mis teie arvate, et kas see on lahe kokkusattumus või saatus, sest ma ei tea, ma nagu nii tõsiselt seda ei võta, mulle lihtsalt väga meeldib, et see kõik läks niimoodi, see on lihtsalt uskumatu, see kuidagi talu sai meie jaoks veel suurema tähenduse, kui me sellest teada saime, sest enne me ju lihtsalt ostsime oma esimese kodu ja kõik see oli ka väga suur asi, aga et see info sinna juurde lisandus, see on lihtsalt selline väärtus, et ei jõua ära imestada. Aga tõmbame nüüd selle video otsad kokku. Aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et oli põnev ja huvitav. Ja näeme siis juba järgmises videos, mis väga suure tõenäosusega on juba uue köögiga video. Nii et appi, kui äge. Aga näeme siis. Tšau!